No nii ja ongi Nõok käes taas kord eetris ja me oleme meie oma uhi uues stuudios. Täna on siin meil esimene saade, vaatame täpsemalt, kuidas siin asjad lähevad. Siin veel natukene tuleb muutusi, seina pealt kaob see ära, praegu on natukene punkri fiil, aga see on samas siuke mõnus mahe. On ju, Janar? Jah. Täpselt, mul on hea meel, et sa nõus oled. Kuid me ei ole siin rääkimas sellest, kui vinge meie uus stuudio on, vaid loomulikult on meil külas külalised ja täna on meil külas naisrühm Tähetar või tähendab mitte terve rühm, siis me ei mahuks siia ruumi ära kõik, aga on meil külas siis Anneli Saaroja ja Elis Kikka. Tervist! Tere! Tere! Esiteks suur aitäh, et leidsite selle tunnikese, et meiega siin natukene juttu puhuda ja Anneli, sina kindlasti mäletad, et see oli vist nüüd 3 aastat tagasi, kui sai viimati saates käidud ja ka siis sai räägitud Tähefolgist loomulikult ja muudest asjadest ja täna jõuame kindlasti selle aasta Tähefolgini, millest me rääkima hakkame. Aga ennem äkki Elis räägiksime natukene sinust, et Anneli sai eelmises saates endast natukene rääkida, aga äkki siis sina räägiksid ka paari sõnaga, et kes sa siis oled, kus sa tuled ja millega siis täpsemalt tegeled? Tulen siit samast Nõo vallast, elan Keeri külas, nii et täitsa sisse rännanud Nõokas, võiks öelda, ei ole kohalik. Aga millega ma tegelen, et Tähetaris olen ma siis koroona eest 2020. aastast tantsinud. Sealt edasi on mind innustanud minu enda grupp Tähetar edasi minema õppima näiteks rahvarõivaste valmistamise koha pealt, kuidas neid hooldada, teha. Läbisin siis Voorama rahvarõiva kooli. Nüüd hiljuti selle aasta kevadel, aprillis, 24. aprill, lõpetasin Olustere teenindus- ja maamajanduskooli tekstiilkäsitöö eriala rahvarõiva valmistamises. Ehk et ma siis oma rühmas ja ka laiemalt, kui keegi soovib, saan nõustada rahvarõiete kandmises, hooldamises, kõik sellised teemadel. Ise ka valmistan. Endal olen valmistanud Torma kihelkonna rahvariided. Tütrel on nüüd valmistan Nõo rahvariideid ja enda omad siis lükkuvad jälle mõneks ajaks edasi. Oi, aga ma saan aru, et ma siit kohe pean seda küsima, et aga selline rahvariiete valmistamine on ju nagu täiesti teadus oma, et seal on ju mingid kindlad tekstiilid, kindlad asjad ja väga nagu sellised ranged reeglid või? Päris ranged reegleid ei ole, et päris üks-ühele me enam teha ei saa, mis vanasti tehti, sest materjalid on natukene teised, tehnoloogia on natukene arenenud, nii et mina olen teinud ka täitsa käsitsi seda, nii nagu vanasti tehti, aga Nõoriides ma teen natukene kaasaegsemalt, aga järgides ikkagi seda vana poolt. Okei. Kuule, sellest asjast saaks terve eraldi saate veel teha kohe. Saab küll, täitsa pikalt. Aga ma vaatan, äkki ma siin võib-olla saate käigus ma veel selle kohta midagi küsin, sellepärast, et mul tuli vähemalt 6 küsimust tuli korraga pähe. Aga lähme siia, praegu tuleme Tähetari juurde, nii-öelda rahvarõivaste juurest tagasi, et äkki räägiks natukene siis seda ka, mis aastast, kui viimane kord see käidud oli aasta 2023, et mis siis vahepeal siin nii-öelda siis 3 aasta jooksul juhtunud on. Et annan täiesti vaba voli alustada, kust iganes ajaloost tahate, kas eespoolt, tagantpoolt, vaba valik. Ma arvan seda, et me päris kronoloogiliselt tõenäoliselt ei hakka peale, aga võtame siis nagu tähtsuse järjekorras, et meie rühmale üks olulisemaid pidusid oli üldtantsupidu ise oma, mis oli eelmisel aastal. Et puhas rõõm oli jälle saada tantsupeole tantsima, kogu see melu, mis sinna juurde käib, kõik need proovipäevad pikad, eks ole, et ühtepidi see on päris väsitav, aga teisipidi see on hirmsasti tore. Et lõpuks on selles mõttes, et kuigi mingi hetk tuleb nagu küllastus peale, et ma enam ei jaksa või ei jõua, siis see emotsioon tegelikult, mis sa selle peopäeval saad, see on ikka päris võimas, et kuigi on läbi, siis juba mõtled, et tahaks järgmine kord veel.
ja siis kui see läbi saab, see kõik läheb vist nii kiiresti tollel nagu nii-öelda olukorras sees olles, aga et see väsimusmomendid tulevad vist nagu nii-öelda treeningute käigus siis või? Ma saan aru. No ikka jaa, sest et päevad on pikad ja olenemata ilmast sa oled väljas platsi peal ja noh, kas sa siis ootad oma järjekorda või siis teed seda proovi täpselt ja kõik selle jaoks, et oleks pidupäeval kõik nagu täpselt õige koha peal, õige aja peal ja ei saa öelda, et meie tantsud ka väga lihtsad oleksid, eks ole, et hästi efektsed tantsud olid meil oli väga ägedalt valge rätik pähe seotud ja kujutage nüüd ette, et terve see staadion, terve plats on täis naisi, valged rätikud peas ja kõik astuvad ühte sammu, onju. Et see on siuke tõeliselt tore tunne tegelikult. Jah, see on just kus nii-öelda tajud sellist nii-öelda ühtsust nagu või sellist kuidagi tuled nagu rahvana kokku või võib äkki nii öelda. Ja. Aga selles mõttes, et eks neid pidusid meil on olnud ju veel, et me oleme käinud Kagu-Eesti tantsupeol tantsimas, mis on Intsikurmu laululaval olnud. Siis on loomulikult kohalikud peod, et jaanipäeval me oleme siin oma vallas esinenud. Siis on meid kutsutud natukene siia ja sinnapoole, eks ole, et selliseid pidusid on olnud ja tegelikult on tulemas ka veel, et meie põhisündmuseni me veel jõuame, aga näiteks 31. mai me esmakordselt tantsime Tartu võimlemispeol. Et kuni siiamaani oli see võimlejate pidu, aga esimest korda on nüüd rahvatants ka sinna juurde pandud ja teeme oma debüüdi siis võimlemispeol seekord. Väga-väga lahe. Selles mõttes liikumine on liikumine ju. See on küll väga vinge. Tants on tants selles mõttes, et andke ainult koht ja võimalus meile tantsida, et me teeme seda kogu aeg. Just, väga õige. Aga kui minu info mind ei peta, siis ma tulen natukene nii-öelda siia värskematele, et ma saan aru, et kas nüüd just natukene aega tagasi tulite te just väljamaalt tagasi, täpsemalt siis Itaaliast, kus siis toimus maailma folkloorifestival, kas on õigesti öeldud või? Päris tõsi, jah. Nii see on. Et äkki sealt rääkida natukene oma kogemustest, mis teil seal toimus ja võib-olla paari sõnaga rääkida sellest ka, et mis see festival ise siis nagu üldse on? Ja see maailma folkloorifestival, selles mõttes jällegi meie olime sellel festivalil esmakordselt. Festivalil ise kokku oli umbes 15 erinevat riiki esindatud. Tantsijad olid Iirimaalt, Ameerikast, Leedust, üle ilma, eks ole, hästi palju. Ja selles mõttes oli huvitav, et me saime natukene käia ka Lõuna-Prantsusmaal ja natukene Itaalias, et vaatasime ringi, tantsisime, nagu ikka käivad selliste ürituste juurde rongkäigud, eks ole, et see on nagu jällegi omaette nagu vaatamisväärsus, et põhimõtteliselt nagu läbi vanalinna läheb pikk rongkäik, vahepeal siis teeme peatuse, rühmad on niimoodi mõnusalt üksteisest parasjagu kaugel ja igaüks paneb siis oma muusika käima ja teeb oma tantsu siukene keset rongkäiku pop-up esinemine, onju. Nii. Väga äge ju. Rahvas läheb mööda, jäävad seisma, plaksutavad, elavad kaasa, onju, et publik kogu aeg vahetus ja nii see rongkäik läks, onju. Et liikusime edasi, jälle väike paus, mis me ikka teeme? Tantsime ju, loomulikult tantsime ju. Ja, et aga kui nüüd kohtadest rääkida, siis tõepoolest, et San Remos käisime, selle kuulsa teatri maja ees tantsisime ja teine, mis oli meie rühma jaoks suur sündmus, et Cannesis, kus on filmifestival, siis selle punase vaiba ütleme nagu trepi peal või, et kõigepealt tegime oma paraadfotod ära ja siis tantsisime täpselt selle sama punase vaiba ees platsi peal. Et
päris uhke tunne. Ai, seda kindlasti. Ja. Aga ja, palun. Ja tahtsin veel seda öelda, et meil on nagu kombeks saanud niimoodi, et me ei käi välismaal tantsimas üksinda. Et meil on väga tore sõprusrühm, Hermine, ja nendega koos siis käisime ka seekord. Ja kui meil on 2 rühma, siis kuigi meil on tantsud nagu samad, aga nagu ikka naised on harjunud, igal on oma koht, eks ole, siis kui 2 rühma tulevad kokku, siis päris ei saa sama koha peal mõlemad tantsida enne. Ja meie treener, juhendaja Piret siis sättis meile kava niimoodi, et pani need 2 rühma kokku kõlama ja tegi meie tantsudest nagu, ütleme siis nagu omaette etenduse või. Et ilusti voogas, algas niimoodi, läks edasi, lõpp, et me kõik väga hästi sobisime sinna 2 rühma tantsijad kokku. Okei. See on nagu nii-öelda natukene oli niuke nagu justkui nagu loo jutustamine siis nagu selles mõttes nagu. Ja. Kas võib natuke rääkida, millest või justkui nagu lugu rääkis või? No selles mõttes, et tal nagu niipidi nagu terviklikku lugu ma ei saa välja tuua, et nüüd oleks hakanud, et täna päike tõusis ja siit läheb edasi ja nii edasi. Aga selles mõttes, et väga sujuvalt üks tants liikus teiseks üle ja nagu ikka, et juba mõnda aega üks meie lemmiktantsudest on Südamelugu. Ja see on selles mõttes hea tants, et vahet ei ole, mis sõnad või asjad on. See liigutused ja kõik see emotsioon, mis sinna juurde läheb, et inimesed saavad sellest tantsust niisama ka aru. Ja seda on nii tore vaadata, kuidas see publik sulle nagu kaasa elab ja vaatavad ja noh, täpselt need südameliigutused, kõik, mis me teeme, et me ju anname oma südame põhimõtteliselt teile, on ju, et see on hästi äge, jah. Aga kuidas oli nii-öelda, eks muidugi tantsimise käigus on nagu seda nagu raske jälgida, aga ütleme, kui selline mitte-eestlane siis näeb eestlase tantsu, millised nagu reaktsioonid välismaalastel oli, kui oli nii palju, kui oli aega jälgida selles mõttes? Ma ütleks seda, et kuna seal oli tõesti üle maailma gruppe koos ja Panama rühm näiteks oli ka, nemad tulid oma suurte, ma ei oskagi öelda, mis draakoni või mis kujud või asjad neil seal olid, eks ole, mingid siuksed, et igal olid täiesti erinevad, siis meie tantsud paistsid silma, ütleme nagu liikumise ja koreograafia poole pealt, et meil olid mustrid, mis läksid ühtepidi ja teistpidi ja kogu aeg tuli nagu uus kombinatsioon, et kuigi leedukatel oli ka, aga enamikus, ütleme siis, olid natukene teistmoodi, et me paistsime sellega silma ja see väga meeldis publikule. Seda on ainult tore kuulda. Ja, et aga palju seal üldse riike erinevaid kokku oli või mis? Ma pakun umbes 15 erinevat riiki oli, jah. Et kui sa tahad, ma pärast otsin loen üles kõike seal olid, et aga mõtlen mälu järgi, kes mulle meelde jäid, oli Panama, need olid täiesti siuksed väga temperamentsed, ütleme siis niimoodi, et ausalt öeldes rongkäigus täitsa palusime, et kas oleks võimalik teil need trummid hetkeks kõrvale panna, sest muidu pole esinemise muusikat kuulda enne. Ja. Aga me saime enam-vähem kokkuleppele, et selles mõttes, et oli väga tore, väga erinevaid inimesi seal kohata ja näha, et Aga ütleme, kui veel korraks nagu veel sellest samast teemast, et aga kas oli veel, ütleme, Panama, ma saan aru, oli üks, aga mis võib-olla selline endale selline isiklik lemmik oli, mis kuidagi selline silma jäi? Loomulikult teeme Eesti ise loomulikult, aga nagu ütleme muudest riikidest, mis kuidagi silma jäi veel siis peale Panama? Tead, mul on väga keeruline seda välja tuua, sest nad kõik olid nagu teistmoodi. Ma saan öelda seda või välja tuua, et näiteks Ameerika tantsijad, nemad olid need, kes püüdsid publiku tähelepanu tõesti väga tugevalt, sest et nad tulid oma sellise kauboi kaabuga, saapad jalas, eks ole, et see show on see, mis nagu
lööb, ütleme, paistab silma. Ei, seda ma usun, ameeriklased teevad kõike suurelt, see on neil nagu veres vist. Aga tuleme siis Itaaliast nüüd Eestimaale tagasi ja ma arvan, et võime minnagi julgelt Tähe folgi juurde. Et äkki räägime paari sõnaga sellest, kes võib-olla on meelest läinud, ei tea, kordame üle. Aga et alustame siis sellest, et mis asi see Tähe folk siis täpsemalt üldse on? Palun, Meelis. Tähe folk on, kus me peame pidu iseendale ja kogukonnale, ütleme siis niimoodi, et ikkagi oma sünnipäeva tahaks tähistada. Nulle me ei armasta, ega 5 samuti mitte. Seega sellised imelikel aegadel, ehk et eelmine kord oli meil 8, seekord on meil 11 ja mis veel ägedam, lisaks sellega, et me see aasta enda 11. sünnipäeva tähistame neidude rühma esimest hooaega täies koosseisus. Ehk et tüdrukud saavad, neidude rühm saab siis meil neidude rühm Tähe, oli vist õige, Täheneiud, et nemad siis saavad 1-aastaseks. Et toome siis oma lapsukesed ka välja. Oi, et siis ma saan aru, et see aasta tuleb suuremalt ja uhkemalt siis, kui veel eelmine kord siis oli, kui ma õigesti aru saan või? Noh, kas just suuremalt ja uhkemalt, aga no ega me ei saa alla jääda eelmise korra tasemele, eks ole. Et muidugi me püüame kiiremini ja kõrgemale ja kaugemale hüpata, aga tegelikult juba see, et täheneiud on meil olemas, siis noh, ütleme, et 1 post kõrgemaks on juba pandud. Seda küll. Aga oota, täheneiud, kas siin, siis ma saan aru, siin ma pean kohe siis juurde küsima, et mõlema grupiga selles mõttes võimalik selline aktiivselt võimalik nagu liituda ka. Ma saan aru, mehena on see keerulisem, aga nagu kui sa oled naisterahvas, siis... Aga selles mõttes, et kui sa tuled sõpradega koos, on ju, siis me võime täitsa mõelda selle peale, et me teeme Tähe segarühma ka. On ju? Et kulub ära. Meil on mõte peast läbi käinud, et tegelikult võiks ka segarühm olla. No, nagu... aga mine sa tea, mis tulevik toob selles mõttes. Ja. Aga tulla tagasi Tähe folgi juurde, et äkki räägiks paari sõnaga, meenutaks seda, mis siis toimus 3 aastat tagasi paari sõnaga, või mitte paari sõnaga, tähendab, võib ka mitme sõnaga, ei pea kiirustama ega täpsemalt sõnu valima, rääkida võib rahulikult. Ja siis tuleme täpsemalt siis selle aasta sündmuse juurde tagasi. Eelmine aasta oli, või eelmine kord oli meil pildinäitus, kus me näitasime, kus me käisime, mis me tegime, mida me kanname ja eredamad hetked. Eelmine kord oli meil ka popsid, kes esinesid õhtul, tõmbasid peo käima ja edasi läks meil mingisugune Simman. Ja, Simman oli. Väga hea. Väekvere küla kapelli saatel ja etteruttavalt võib öelda, et ka seekord on meil Väekvere küla kapell Simmanit tegemas, sest see läks niivõrd hästi. Seda on hea teada. Vähemalt pidu saab, see on peamine. Pidu saab. Tantsime meie ja saavad ka külalised tantsida. Selge. Aga kas on nii, ja siis tuleme nüüd, kuigi me rääkisime selle aasta omast ka, aga räägime veel siis selle aasta omast, et mis seal veel, kas on kuskil mingid külalisesinejaid veel tulemas, kuskilt tantsid või midagi, või mida oodata on? Ma saan aru, et on üllatusi ka, kõike ei pea nii-öelda ära reetma. Kõike me ei saagi ära reeta, just nimelt, sest et see üllatuse moment peab jääma ka külastajatele. Aga nii nagu eelmine kord oli meil oma kohalikud rühmad ja ütleme siis ligilähedalt ümbruskonnast meie sõprusrühmad. Ja seda joont me jätkame, et me oleme kutsunud kohalikud nõorühmad, rahvatantsijad ja ütleme lihtsalt tantsijad. On ju. ja siis on meil sõprusrühmad ka näiteks Lähtelt, näiteks Elvast, eks ole, et need, kellega me oleme ka varasemalt kuskil lavalaudu nagu jaganud, et nemad tulevad siis tähistama koos meiega sünnipäeva ja eelmine kord käis meil lava pealt läbi umbes 100 tantsijat. 100.
Noh, ei taha ju halvem olla. jah, ei, seda kindlasti jah. Aga kas on ka selle nii-öelda siis sünnipäeva sündmusel ka, ma ei tea, mingisugune selline temaatika või midagi sellist ka juures? Ei, jah? Natukene on, Nii. aga ega ma ei saa kõike ära rääkida. Selge, arusaadav. Tulge ja üllatuge, on ju. Aga see on tõesti niimoodi, mis me nagu tahaksime, et kui on esinemised ära olnud, eks ole, et meie pidu ei ole selline, et meie oleme nüüd siin ja külalised või publik on seal, on ju. Et me tahaks mingi hetk siukest mõnusat kombinatsiooni saada, et meil on folkloorfestival ju. On ju. See tähendab seda, et palun tantsime koos ja me ei ole üldse kadedad, et meil on väga palju folkloorseid tantse, mida saab koha peal selgeks õppida 2 minutiga. Nii nagu me eelmine kord õppisime. Jah, no umbes 3 võib-olla läheb siis, noh. Esimene kord õpime samme ja teine kord juba tantsime. Kas mingid tantsud saab ka nii kiiresti selgeks või? Saab. Vaata, siin on selles mõttes ka see väga mõnus massiefekt, et näiteks kui me võtame ringi, ütleme, et sa võtad paarilise, meid üldse ei sega, et mis soost see paariline on ju. Muidugi, tantsida saab muidugi. Absoluutselt kõik, just. Et kui me oleme kahekesi nagu paari võtnud ja teinud siukse mõnusa ringi ja kui keskel on, ütleme, see näitab ette, kuidas need sammud käivad, need, kes oskavad, need juba tulevad kaasa ja kui sa ei oska, vaatad ümberringi, sul on inimesi kui palju, noh, ja sa liigud. Ei tule esimene kord välja, tuleb teine kord välja. Tõsi, jah. Ja kui täpselt aru ei saa, siis vaatad, mida teised teevad ja katsud kopeerida, on ju, jah. Ja tegelikult, ja mis on nende folkloorsete tantsude juures veel imekena, et kui sa ka natukene teed oma loomingut, siis see ongi folkloor. Tõsi. Et keegi ei aja checkbook, et nüüd on see liigutus nii, check, on ju. Ei, palun, tunne hästi ennast. Nii nagu vanasti külapidudel. Jah, just. Jah, täpselt. Aga siit, ma ei tea, võib-olla see on natukene loll küsimus, aga siis ma saangi ennast harida. Aga ma saan aru, et folkloortants on nagu täitsa selline päris nagu termin asi, aga ta ei ole rahvatants, eks ole, et see on nagu erinev rahvatantsust. No teooria osas selles mõttes, et teooriat teab meil Piret kõige paremini, aga ma võin jagada seda, et see on üks osa rahvatantsust. No see ongi meie, ütleme, põlise eestlaste tantsukultuur ja eestlane tegi ju ikkagi rahvatantsu. On ju. Folkloor tähendab seda, see on nagu pärimusmuusika, see on nii-öelda ajast aega, põlvest põlve, piirkonniti see võib natukene erineda, see võib erineda õpetamisstiili poolest, mina saan nii aru, aga näiteks ma õpetan teile ühtemoodi, teie õpetate edasi natukene juba teistmoodi, see ongi folkloor. Okei, selge. Okei, nüüd ma saan juba paremini aru, mõistan natukene rohkem. Aga kas... Jah, ma tahtsin enne juba mõtlesin küsida selle kohta, et ma ei tea, kuna siin on korra juba olnud Tähetari saade, aga mina ei olnud kohal, siis võib-olla oli seal sellest juttu, aga et kuidas teil nagu, kas teil mingid uued tantsud tulevad, võtate repertuaari, et kuidas see protsess käib, et kas see käib ainult ma ei tea, tantsupidude järgi või kuidas see... Nii käib nii tantsupidude järgi, käib ka selle järgi, mida meie tantsida tahame. See käib kõik seina ja kõik ühiselt otsustame. Et see ei ole... Sest näiteks ütleme, jah, kui oli tantsupeo aasta, siis me vaikselt hakkasime juba seda repertuaari õppima, on ju. Aga kui me tahame ise midagi, siis üks viimaseid oli Kihnu kolmik minu arust see, kus selle tantsuga me olime ka Tartu omavalitsusliitude kevadpeol tantsisime, just. Ja see on tõesti see tants, et ta tõmbab sul energia ja hoo üles ja mõnus on tantsida, kui hea on tantsida ja ma usun, et ka hea on vaadata seda ooksat tantsu, et ei pea alati olema äng ja itk.
sellega ma olen 1000% nõus. Tantsime neid tantse, mida meie tantsida tahame. Neid, mida meie tantsida ei taha, neid me ei tantsi ka. See mentaliteet mulle väga-väga meeldib. Jah, see on mõistlik. Aga ma tahtsin korra tulla veel selle juurde ka, et kas sa tahtsid oli sul? Okei, väga hea, ma korra mõtlesin, mulle tundus, et sa tahtsid küsida. Aga ma tahtsin korra tulla siis eelmisel aastal olnud selle üldtantsupeo juurde natukene. Et äkki rääkida natukene sellest ka, et ütleme, et kuidas selliseks nii-öelda tantsupeoks ikkagi see ettevalmistumine ja asi nagu käib. Et ma saan aru, et see on ikkagi selline päris intensiivne kuni sinna nii-öelda sündmuse eneseni välja ja sündmus ise ka, et see ei ole nagu päris niuke, käime vaatame kord kuus korra koos ja vaatame, kuidas läheb. Ei, see on ikka päris tõsine trenn, et need tantsud on keegi välja mõelnud, selle kuidagimoodi lavastanud enda silma järgi omas rühmas. Siis ta paneb tal on mingi suur pilt juba tekkinud, kuidas ta tahab seda platsi peal näha. Ja siis ta õpetabki teistele rühmadele, kõigepealt juhendajatele õpetatakse see tants selgeks, juhendaja läheb ja õpetab oma rühmale selle tantsu kõik selgeks. Ja siis hakkavad, kui meil on need tantsud selged, siis me käime näitama, kuidas me oskame neid tantsida. Üks kord vähemalt, kui mitte 2 korda. Harva, kui peame ka 3. kord minema, on ka selliseid juhtumeid olnud. Ja see lähed ja näitad täitsa žüriile ette, kuidas sa tantsid, kuidas on see varbasirutus ja kuidas sul käed ka liiguvad ja kuidas näevad välja sinu rahvariided ja kui hästi ehted sul küljes püsivad, et need laiali ei laguneks nendel hoogsate tantsudega, mida me tantsinud oleme. See ei tundu üldse stressi rohkem. Üldse ei ole stressi. Ja kui selles kadalipust ilusti läbitud on, siis saame minna ühisele prooviplatsile ja hakata siis seadma suuremaks pildiks kokku, suuremateks lugudeks. Ja siis see, mis rahvas kõik platsi peal näeb, see on kõik kaunis ja ilus, mida telekas näidatakse. Ilusaid tähekesi, ruudukesi, ägedaid tõsteid ja kõike muid asju. Ja see esimene ettetantsimine tavaliselt on niimoodi, et me lihtsalt näitame, mis see tase on. Siis on rahulik kõik. Enam-vähem rahulik on ja. Kui on teine ettetantsimine, siis pannakse punkte. Kui sul ei ole kombinatsioonid, ei tule välja, võetakse punktid maha. Kui sul ei ole riided korrektsed, kaotad punkte. Ühesõnaga, iga valesti asja eest sa võid punkte kaotada ja kõik rühmad, kes on ettetantsimisel, pannakse siis pärast punkti järjestusse ja parimad saavad. Ja eelmisel aastal kas jäid umbes pooled rühmad jäid välja, kes ei saanud. Et selles mõttes see on nagu kohati tõsine sport. See on ikka tõsine sport. Vaatasid küll, et nad tantsisid meist palju paremini. Sisetunne ütles niimoodi. Aga kui vaadata, kuidas siis nad nagu sealt lõpuks platsi pealt ära tulid, siis kellel oli peo täis ehteid ja kellel oli paelad lahti ja kellel olid pastelpeos ja kõik sellised asjad, need kõik võtsid punktid alla. Päris intensiivne ikka. See on ikkagi tõsine sport. Ja tegelikult on tore see, et ütleme rahvatantsi jaoks ongi see ettetantsimine kõige tõsisem proovikivi. Et kui sa sealt saad läbi, siis sa võid juba hingata rahulikult, siis on kõik hästi, on ja. Aga juurde tuleb see detail, et kui tantsupidu ise nüüd hakkab, siis ütleme umbes pool sellest tantsust muudetakse ringi, sellepärast et hetkel on ta nagu ühe rühma põhine, aga platsile, sul on platsil, ma ei oska öelda, 30 rühma või 60 rühma või mis iganes arv seal on ja siis pannakse see kokku kõlama, ehk et me õpime selle tantsu nagu täiesti uuesti selgeks, teistmoodi. Jah, loomulikult. Sest et need jooned ei lähe ju, need mustrid ei tule ju muidu niimoodi, et me peame hoopis teistmoodi. Ja see ongi see, mida me siis põhimõtteliselt nädal aega enne õpime, harjutame, selleks, et siis nendel etenduse päevadel oleks kõik filigraanne.
Ja nädal aega, see on siis iga päev selles mõttes. Ikka. Ja ikka. Hommiku 9 või 10 või lõpetame 9 ja 10 ja nii on. Jumal, okei. Päevas üks tants. Noh, mis see ära ei ole siis? Jaa, ühe päevaga saad selgeks, siis teise päeval öeldakse, vaata, mida te eelmisest korrast teil meelde jäi eilisest. Jumal, okei, Jesus, ma arvan, et see nii intensiivne on. No tõsine trenn. Ma ei, selles ma enam ei kahtle. Kui mina rahva tantsu läksin õppima, siis ma mõtlesin, et hea, kui natukene saab liigutada. Täna on teistsugune arvamus. Kas praegu sellise tuleviku vaates on vaikselt järgmiseks tantsupeoks ka juba mingisugused, ma ei tea, mõtted või asjad nagu mõlguvad, et nagu kas ja kuidas ja mis? No niipidi, et kui sa küsid, et kas me tahame minna järgmisele üldtantsupeole, no ühesõnaga ma isegi lõpetan seda, et seal ei ole kahtlustki, kindlasti läheme, aga iga kord tulevad väikesed uuendused, et eks me siis üsna pea saame teada, mis need tingimused on või mismoodi see korraldus on, et selle koha pealt hetkel veel on vara nagu öelda. Selge. Jah, seda veel on vara ja ka tantsude koha pealt, et ei ole veel niimoodi, et palun võtke, siin on programm ja kava ja tehke, et meil on veel aega. Alles eelmine aasta oli, meil on veel aega. Teeme vahepeal muud peod ära. Seda küll, jah. Aga tulla tagasi siia meie enda Noomaale ja Tähefolgi juurde, et tegelikult see jäi meile ennem, või tähendab ei mainimata, aga siis mainime nüüd, et tähendab, et täpsemalt, et mis kuupäeval siis sündmus toimuma saab ja mis kellaajal, kus kohas ja millega külastaja peaks arvestama? Meil pidu hakkab 6. juunil kell 6 õhtul. See jääb väga hästi meelde. 6/6/26 kell 6. Super, väga hea. Võtta terve pere kaasa. Kui oled kohalik, et auto koju. Tupas parkimisega on natukene kitsas nagu ikka ja me oleme muusikakooli pargis. Seal, kus eelmine aasta, muusikakooli kõrval pargis. Ja, et külastaja saab oma auto panna spordijoone parklasse. Me kindlasti paneme sinna juurde ka liikluskorraldajad, kes aitavad, et me soovime ikkagi, et see peamaantee ja see tee oleks nagu võimalikult vaba, et külastaja saaks natuke eemale auto panna. Loomulikult kohalik elanik. Tule palun jala. Sul ei ole kaugel tulla. Saad mõnusalt tantsida, olla, ei pea muretsema, eks ole. Et jah, see on niipidi. Ja väga loodan, et meil mõned kohalikud ettevõtted saavad ka tulla ja pakkuda suupistet ja et inimesed tunneksid ennast hästi. Mis ja kus, seda ma veel ei ütle, et tulge koha peale, siis näete. Just, täpselt jah, midagi peab jääma saladuse loori alla ka. Aga mulle ennem see korra käis mul see küsimus mul siit läbi, aga ma pean ikkagi selle juurde tagasi tulema ka, et kas selles mõttes, kui on kellelgi naisterahvastel huvi võib-olla, et ma ei ole kunagi tegelenud, aga tahaks liituda, et kas see on võimalik ja mida selle jaoks tegema peab, et nüüd on ju 2 rühma ka, et kui on nagu neidude rühm nüüd ka, et kas see on võimalik ja kui, siis kuidas see käib? Liituda on võimalik, selleks tuleb kirjutada Tähetarile, vastame, võtame trennidesse kaasa sügis. No nüüd on mõistlik liituda sügishooajal. Sügishooaja kuu, millal me alustame, me hetkel veel ei tea. Aga siis, kui me see teada saame, siis me ikkagi vastame ka meili teel. Neid leiab nii Facebookist, koduleht on meil olemas, et võtke ainult ühendust ja täpselt samamoodi, kui on soov, et ma tahan ikkagi, et neiu ka, võib samuti Tähetari selle postkasti kirjutada ja me vastame, sest meil on treener on meil üks
et selles suhtes, et siis Piret annab teada, millal neidude trennid on ja millal on naiste trennid. Me käime tavaliselt teisipäeval ja neljapäeval koos ja see on juba viimased 11 aastat niimoodi olnud. Et naised käivad õhtu 6:30, neiud on natukene varem ja tõepoolest, et siiamaani me oleme vastu võtnud kõik, kes soovivad tantsida. Küll aga, alati on väike aga, on ju, et arvestada tuleb sellega, et kuna lava peal ikkagi on 12 naist, siis kui sa oled uus tantsija, siis nii kaua, kuni sa saad need sammud selged ja liikumised selgeks, siis tõenäoliselt sa oled hetkel pigem varu, eks ole, et sa küll saad trennis käia ja olla, aga nii-öelda põhikoosseisus lava peale tulevad ikkagi eeskätt need, kes on pikemat aega tantsinud. Aga oma kogemus, mina tulin ka siia varu tantsijana. Ja hüppas kohe lavale. Ja siis, ikka tulin tõesti kohe lavale, sest ütlen ka niimoodi, et selle tantsuga käivad ka kaasas ka sellised, ma küll ei hirmuta, aga võivad tekkida need erinevad haigestumised ja vigastused. Et pigem ongi see, et kuna minu endaga kohalikul jaanipäeval mõned aastad tagasi pidin lavale minema ja siin samas enne soojendust tehes, siis ma vigastasin oma jalga, nii et mina maandusin traumapunktis. Ehk et midagi väga tõsist ei olnud, aga ütleme niimoodi, et jalga enam maha ei pannud. Et väike lihasrebend oli. Et selle koha pealt ongi, et siis tähendab seda, et varutantsi on lava peal. Ja täpselt samamoodi juhtus minuga ka selles tantsupeol. Ehk et ka minu asemel lava peale läks keegi teine. Et varutantsija läkski. Sest bussis, see trammis või bussis, millega me liikusime, siis buss äkitselt pidurdas ja mul tekkiski põlve selline paistatus, et ma lihtsalt jälle ei saanud tantsida, kuna meil oli väga hoogsad tantsud. Et selles suhtes varutantsile ei pea kartma, et ta lava peale ei saa. Kuidagi muud ikka saab. Ja on ka selliseid asju, et mõni ei saagi tulla põhitantsijatest peole. Et siis ta läheb jälle varutantsija. Aga mina nautisin selles mõttes seda tantsupidu ERMi rahvarõiva kiirabis. Ehk et panin omad oskused seal proovile. Meestele õmblesin nööbid kuubedele ette, polnud probleemi. Poistel parandasin särgid ära, mis nad mänguhoos puruks tõmbasid, nad väikesed poisid. Ja naistel siis parandasin seelikuid. Ehk et ma tahtsin ka kasulikuna tunda ja näha seda melu natukene ka teist poolt, et siis mina nautisin seda poolt. Ja. Ei, arusaadav. Ja, aga kas see 12 nii-öelda see põhikoosseis, et kas see ongi nagu siis see piirang, et rohkem ei olegi, et siis kõik ülejäänud ongi varus? Või et see võib suuremaks ka minna? No üldiselt tantsud on ikkagi 12. Ja kui on nagu rohkem või vähem, siis tuleb treeneril teha lisatööd ja see ümber sättida. Et tantsud on ikkagi mõeldud 12. Ja see on ka, et kui me teinekord näiteks mingitel esinemistel käime, ei ole võimalik kõikidel tulla, on 10 tükki, siis me vahetult enne saame kokku ja teeme väikesed muudatused ja kohendame seda tantsu, et siis oleks sobiv, et see kujund tuleks välja ja kõik nagu klapiks oma vahel on ju. Ja suure peol on ka veel see asi, et kui meie rühmas mitte midagi ei juhtu, siis naaberrühmas võib juhtuda ja ongi augud, seal kus on augud, siis sinna lähevad kõik varutantsijad, vahet ei ole, mis rühmas sa tantsid. Et selles mõttes, et kõik õpivad need tantsud selgeks. Ulmeliselt intensiivne. Võimalusi ikkagi on, aga selles mõttes selle tantsupeo selle kiirabitelgi kohta, rahvariide kiirabitelgi kohta, et need nööbid ja asjad on üks asi, aga teine tegelikult, mis on ka väga sage, on see, et
Vot ma ei ole aru saanud sellest fenomenist, et kui peol on enamikul valged pluusid, siis ometigi toitlustustelgis pakutakse meile borsisuppi ja mingit sihukest asja. Et seal toimub ka rahvarõivaste puhastamine koha peal. Noh, mis sa hing oskad öelda, eks ju, et noh. See oli juba nagu niuke meelega kiusamine lihtsalt. Vaat ei tea, et me iga kord nagu mõtleme ja viskame nalja oma vahel, et mis punane supp siis täna nagu on, sest meil on jälle valge pluus ju seljas, on ja. Ja no ikka juhtub. Et vaat sihukeste asjadega tuleb ka arvestada. Või siis tegelikult, mis on ka juhtunud, et juuakse, ma võtan tassi kohvi enne, on ju. No ma arvan, et meie rühm enam nii kibedalt seda tassi kohvi enne esinemist ei võta. Ja nii mõnedki teised rühmad ka, sest et täpselt niimoodi ongi, et keegi kuskilt korra sind liigutab, eks ole, see tass käib kummuli ja katsu sa seda kohvi siis valge pluusi pealt kätte saada. Ja siis pakutakse šokolaadijäätist. Jah, nii tore ju. Nagu näiteks. Et meil on sellised toredad, eredad hetked. Marko seda toitlustuskava kokku pannakse, siis seda tehakse naeru suules. Okei. Aga mul korra tuli siit selline kiire küsimus ka, et nüüd kui sai nagu neidude rühm ka avatud, et kas ma saan nagu õigesti aru, et siuke nii-öelda rahvatantsu siis selline populaarsus nagu noorte seas on ka nagu nii-öelda siis kasvamas või nii-öelda nagu selline, et noortele pakub see samamoodi nagu pinget selles mõttes, et Mulle tundub, et see käib niimoodi lainetena, et see tuleb ja läheb, et tavaliselt on sellised mudilased, kes on väga tantsuhuvilised, no ütleme algklassid ja niimoodi, siis mingi hetk see kaob ära. 5., 6., võib-olla 7. klass, neil on hoopis teised huvid, on ja. Ja siis seal kuskil, ma ei tea, 8., võib-olla 9. või gümnaasium hakkab see huvi tagasi tulema, tõesti. Et selles mõttes, et ega see meie neidude rühm ka kohe esimesest päevast ei saanud plaksti niimoodi täiskoosseisu, eks ole. Et see võtab natukene aega ja tegelikult arvestades seda, et Nõo gümnaasiumis on ka juba eraldi, neil on olemas rühm tegelikult. Neil on segarühm ka olemas, eks ole. Et järelikult siis hetkel on soodne aeg ja on huvi. Aga kauaks seda huvi jätkub ei tea, sest et nagu ikka peale gümnaasiumit inimesed liiguvad mujale ja siis on vaja nii-öelda uusi tantsijaid. Ja, ei, arusaadav. Aga siit korra käis, või tähendab, kui me rääkisime sellest nii-öelda liitumisest, et siis sai korra mainitud seda, et nii-öelda kui sügisel uus hooaeg algab, et siis on nagu niisugune hea aeg nagu liitumiseks, et saad nii-öelda algusest peale nagu nii-öelda siis ree peale või kui võib nii öelda. Aga et võib-olla räägiks natukene sellest öelda hooajast nagu endast ka, et ma nagu, et kui see on ikkagi selline nagu täielik spordi tegemine ilmselgelt, et ma lihtsalt, mu küsimus ongi see, et ütleme, et kuidas siis selle öelda hooaeg pihta hakkab ja mis siis nagu selle nii-öelda hooaja käigus siis nagu toimub, et kas hooaja alguses pannakse nagu paika, et mis nüüd tantsema hakkama õppima või mis seal siis nagu nii-öelda, kuidas see hooaeg siis algab ja mis seal saab? See on nüüd sellest, et kui on tantsupeo hooaeg, siis on meil tantsud teada. Sellel õpetajal on tantsud teada ja siis me hakkame neid tantse õppima. Kõigepealt õpime ühe tantsu ja siis teise, aga trennid näevad välja, et kõikides tantsude elemendid on kuskil soojendusharjutustes sees. Nii et mingi hetk me teemegi ainult soojendusharjutusi, mis me teeme neid umbes pool tundi, 3/4 tundi, siis me õpime mingid kombinatsioonid selgeks ja siis tunni lõpus siis saame äkki mingisuguse tantsu algusegi selgeks. Ja see on ja niimoodi me vaikselt kasvatamegi seda tantsu, kuni see tants saab lõpuks valmis. Ja siis, kui see saab enam-vähem valmis, siis õpime teise tantsu selgeks ja nii lähebki kuni ette näitamiseni. Ja kui kõik on selged, siis on puhas rõõm ju, soojenduse teed ära ja siis muudkui ka lased. 1 ja 2 ja 3 ütled, ole hea, tee nüüd paus, on ju. Aga et siis nii-öelda tantsupeostel siis ongi nagu algusest peale on see keskendumine, siis ikkagi põhirõhk läheb selle nii-öelda tantsupeo tantsudele siis ühesõnaga. Kui on tantsupeo aasta, aga kui on selline vaheaasta, nagu meil praegu on, siis me tantsime seda, mida me ise tahame.
siis ongi see, et küsitakse, mida te tantsida tahate. Noh, kes on eelnevalt kodutöö ära teinud, siis tollest esitusest me valime endale sobiva tantsu, siis hakkame seda õppima. Selge, aga kui tulla nüüd tagasi selle aasta juurde ja Tähefolgi juurde ka, et kas ma võin sellise küsimuse küsida, et kui on nagu siis selline vaba maaste ja saate tantsida seda, mis tahate, et siis see on nüüd küsimus äkki mõlemale siis individuaalselt, et kas on mingisugune tants, mida te seast või noh, nagu ise eriti ootate, et saaks nagu esitada, mis on nagu selline, ütleme siis sellel siis aastal või hooajal siis nii-öelda lemmiktants, mida eriliselt meeldib esitada? Ma arvan, et meil tuleb see aasta üks väga tore tants, aga ma ei saa veel hetkel seda niimoodi välja hõigata, aga tõesti on tulemas, me oleme kõva vaeva näinud. See on siis nagu täitsa uus. See on täitsa uus, võiks öelda isegi, et esmaesitlus. Et see on väga uus tants ja see on väga ilus tants. Väga südamlik. Just, et see on veidi rahulikuma tooniga, aga me väga-väga ootame, et see on tõesti nii-öelda üllatus ja noh, ütleme siis nagu kingitus vastu meie publikule. Väga lahe, et see kindlasti näeb midagi siis, mida varem nähtud ei ole selles mõttes. Jah. Oi, seda on ainult tore kuulda. Ma tahaks küsida hoopis sellise koha pealt ka veel nende tantsudega seoses, et kas on mingi, noh, kuna see on ikkagi jah, siis folkloor või rahvaasi, siis keegi vist saltosid ei pea tegema, aga et kas on mõni selline hästi raske või tehniline liigutus ka, nagu et noh, mis nagu, ma ei tea, mingid pöörded tõsta, et mis on nagu selline kõige keerulisem võib-olla või? No naisrühm ei tõsta. Segarühmas toimub pigem tõsted aga naisrühmas on jah, pigem seda, mis meil seal ikkagi on. No mina tooks välja selle, et näiteks võiteotantsus, kui meil oli, et me teeme seal nagu tuulikuid, eks ole, et meil on 12 naist rivis, nii, ja siis me pöörleme. Poolgrupi selges, poolgrupi nägu ees. Sa teed nagu ühe terve ringi, terve selle 12 naisega, on ju, siis see läheb lahku, on 6 naist, nagu 2 tuulikut, need keerlevad omaette, me tuleme kokku ja tagasi. Ja see rivi peab sul olema kogu aeg nagu pliiats, sirge, eks ole. Ja hoog ei ole mitte väike, on ju. Et ikka mõnuga. Et need on sellised hetked, kus sa pead nagu hästi fokusseeritud olema, sest et sul peab haare väga mõnus olema, sul peab samm olema väga täpne, sest nii kui sa seal pool sekundit kuskile kaotad, siis sa oled juba rongist maha jäänud ja hakkab vaikselt lappesse minema. Et sellised hetked ja väljakutsed on, aga ütleme, nii mõneski tantsus on veel selliseid kombinatsioone, mis ei ole alati kõige lihtsamad ja võib-olla mõnikord ei ole meile kui tantsijatele ka kõige loogilisemad, aga hea küll. Et kui autor on nii mõelnud ja näeb nagu tema arvates hea välja ja on okei, eks me siis õpime ära, on ju. Nõuab natukene pingutust, et mõned tantsud on olnud küll keerulisemad. Ja nagu ikka, et kui on hoogne tants, katsu sa 3 minutit täie jõuga panna, on ju. Pöörded, kombinatsioonid, täie jõuga sprinti, 3 minutit. Ei, need on need momendid, kus sa saad aru, kui pikk aeg see 3 minutit on. See on nii kaua lihtne, kuni sa ei pea seda ise tegema. Just. Ja mõnus vaadata. Nii on. Aga tegelikult sellega tuli mul veel meelde, et sellel eelmise aasta üldtantsupeol olid meil natuke teised tantsud, aga ikkagi, kuna meie rahvariide kostüümil on tanu, millel on pikad punased lindid, väga efektne ju, sa kohe näed ära, kus minu tantsijad on. Ja kui me oleme platsi peal, siis väga sageli on seal siukene mõnus tuul. Ja mõtle, kui kena need punased lehvid nagu lendavad ringi, on ju. See on nii kaua
tore, kuni ta ei ole sul silma ees. Sest pool tantsu sa tantsid pimesi. jah, oleme seda tantsinud vist kahel korral. Ja nii ongi. Ja sa tantsidki põhimõtteliselt pimesi, et me tegime viimasel sellel pildi ka, et oma nende lainete juures, et tõmbasime lindid ette, et täna me tantsisime niimoodi, mitte keegi midagi ei näinud. Tantsisime ju lindid ees ka naiste peol. Jah. Siis oli ka suur tuul. Jah, et lihtsalt usaldad seda, et Ennast õnneks selleks ongi proovid, et sa tead, kuhu sa jõudma pead. Kui sa ei saa midagi muud, siis lindi alt sa saad maha vaadata. Et sa näed, kuhu sa enam-vähem jõudma pead ja et see joonis välja tuleks. Sest et see, kes seda kõike välja on mõelnud, see autor ja lavastaja, neid see ei huvita. Ei, no tema lindi peale kindlasti. Teda see nautige tuult ja päikest. Ja kuidas sa tantsid? Jah, et tore on. Aga mul niisugune kiire küsimus siin veel nii-öelda lõpusirgel veel korra rahvariiete nagu koha pealt ka, et ütleme kaua ühe sellise nii-öelda algusest lõpuni siis sellise kostüüm võib ikka öelda selle kohta ka, et kuigi ta ei ole vist päris kostüüm. See on komplekt. Jah, et kaua selle valmistamine siis võtab nii-öelda algusest lõpuni? Kui ma ise endale seda tegin algusest lõpuni, siis minu ise tehes 2 aastat. Ei ole. On küll. Sellepärast mina läksingi Vooremaa Rahvarõiva kooli, käisin seal 2 aastat ja siis ma sain endale komplekti. Ehk et kõik sõltub, kui nobeneb sa üldse käsides oled. Et tavaliselt jõuab valmis särgi, seeliku, vöö, sukad, tanu ja kampsoni põll. 7 asja. Aga mina olin natukene nobedam, ehk et mul tuli veel suuret, pikkuub, pastlad ka veel tegin. Jah, just tahtsin öelda, et ta tegi pastlad ja selles mõttes seelik on see, et seeliku kanga koon ise. Koob ka ise ju. Ja samas on ka see, et kui sa poest ei leia õiget särgikangast, kus on näiteks setodel, on ka valged särgid, aga neil on ju särgises ka mustrid ja on ka punane, on kootud sisse ja siis veel tikitakse peale. Ehk et kui see ka veel juurde panna, siis see on ikkagi läheb kõvasti aega. Aga ütleme niimoodi, et kui tellida, siis peab sul ikkagi olema hea võrgustik, et kui minu käest näiteks tellida, siis minu peab olema hea võrgustik, et ma saaksin veidi lühema ajaga, aga see kõik sõltub sellest, kuidas kliendi rahakott on. Arusaadav. Nii kiiresti nad valmis saavad. Aga nüüd, kui keegi liitub näiteks teil naisrühmaga sügisel, et kas siis 2 aasta pärast saab riidesse alles või? Ei. Nii kaua käib niisama. Ei, päris nii ei ole. Meil on varuriideid ka. Ja meil on üsna mitu, et lava peal naised 12 tükki on täiskomplektis ja meil on tegelikult veel varukomplektid ka just selle jaoks, et me peaks panema ju siis nii-öelda standardid, et rühma saab 175 sentimeetrit pikk naisterahvas, eks ole. Rohkem parameetreid ei ütle. Ja nii edasi, eks ole, et ilmselgelt, eks ju, meil on nagu erineva pikkusega tantsijad ja see seelik, mis ühele on paras, on natukene teistmoodi teisel, et selles valguses meil on nagu see võimalused on meil natukene suuremad ja tegelikult seda kõike tänu vallavalitsusele. No aitäh neile! Absoluutselt. Et kui meil ongi midagi komplektiga peaks juhtuma, siis küsime kõigepealt Nõo vallalt, et kas nad saavad meid aidata. Ja siis vaatame edasi, mis me sellega teeme. Nüüd hiljuti peale seda suurt tantsupidu me saime omad seelikud, mis on mitu aastat olid puhastamata, said nüüd täitsa puhastatud. Naised tõesti palju kergemad seelikud on. Ehk et kogu see tolm sealt sai välja võetud. Ma isegi ei mõelnud selle, jumal, on täiesti teadus oma ette. Neid vist pesumasiinasse lihtsalt ei pane, et see on ikka eraldi. Ei pane, aga selles mõttes, vaata, see on see teooria, et
ei oleks hea panna, on ju. Aga ikka tuleb ette, et siin on olnud ka, kus pluusi on valgendatud ja sa võid valgendada, kui sul on teatud kindel vahend. Aga Meil on ka läinud tikandid särgi pealt ära läinud ja siis punasest sai elehorants. Kollakas oranžikas ja siis pöörduti minu poole, mis saab, mis on tandke särk siia ja 2 õhtut ja tehtud. Sai särk nagu uus. Tänu tõeval, et meistreid olemas on. No sellepärast nad ütlesidki väga hea, mine õpi, mine, saa nüüd see paber ka kätte, mine, ainult utsitasid tagant. Ehk et see ongi, et kui on utsitajad tagant ja üks loll, vabandust, selle kõik vastu võtab, siis kõik see asi sünnib kõige paremas selles. Ja kui ongi lavastaja see, et kõigil peavad valged rätid peas olema, siis vaadatakse jälle mulle otsa, et kuidas saab. Aga mitte ei vaadata ainult oma rühma siseselt, vaid on ka sõprusrühmad tulevad. Ehk et on ka, oleme seda teed ka läinud, et pakume ka tehnust kaugemale. Ei, loomulikult, miks mitte. Kui oskused on, siis miks mitte neid ära kasutada. Väga õige, väga õige. Aga oleme vaikselt jõudmas saate lõppu, et kordame siis kõige tähtsamad asjad üle, et niisiis palun sõna teile jälle, et kordame siis selle üle, kuna täpsemalt Tähefolk tulemas on ja ühesõnaga kõik vajalik info selle kohta. 6. juuni ehk siis 6.06.26 kell 6 muusikakooli parki. Just. Ja siinkohal ma tahaks juba ette aitäh öelda ka ära, et ega me seda pidu ei tee ju päris üksinda, et meil on toetajad ja koostööpartnerid, et kohaliku omaalgatuse programmist toetatakse meid ja loomulikult Nõo vallavalitsus on see, kes aitab meid ka seda pidu korraldada, nii et oleme väga tänulikud selle eest. Super, meie oleme ka, et nad aitavad seda pidu korraldada. Aitäh! Aga enne veel, kui täiesti pillid kotti paneme. Jaa, õigus. Tähendab 2 küsimust, ma mõtlesin, et on 1. Teine ei ole nii väga küsimine, vaid pigem see, et aga kui kordaks äkki need asjad ka üle või ütleme esimest korda, me ei korda seda praegu. Aga et mis on mingisugused internetikohad, kus saab Tähetari tegemistel ja toimetamistel silma peal hoida? Meil on Facebooki leht. Naisrahvatantsurühm Tähetar. Juba Tähetari nime peale tuleb see ilusasti välja. Ja meil on ka koduleht. Sinna täppi ei saanud panna, et siis on Tahetar. Aga kui Google'isse toksida samamoodi Tähetar, siis on kenasti olemas ja meie peoinfo on mõlemas kohas üleval. Facebook selles mõttes on isegi nagu mugavam kasutada, et meil on sinna loodud Tähefolgi sündmus. Olge head, pange ennast jälgima, osalema ja me järjest lisame sinna infot juurde, siis see tuleb hopsti kohe ekraani peale teile välja. Super ja sündmuse link ja asjad on kindlasti meie enda Facebooki postituse all ka olemas, et saate juba sealt ilusti kiiresti klikkida ja näha, mis seal toimumas on. Ning nüüd viimane küsimus. Sina oled saanud juba 1 korra sellele vastata, aga nüüd saad veel, et rääkige, kas teil on mingisugune selline mõte või tsitaat, mis on jäänud kuidagi 2 kõrva vahele pidama ja mida võib-olla tuletad meelde sellisel hallil esmaspäeval ja mis aitab võib-olla mitte kõige parema päeva õhtusse saata. Mingi siuke see vahet ei ole, kas ta on kuskilt raamatust, filmist, mis iganes. Või mingi, mis on meelde jäänud? No mina tooks selle välja, et vaat ma ei mäleta, kas see oli ka 3 aastat tagasi või mitte. Võid korrata ka või? On ju, aga mulle endiselt meeldib, et iga asi tuleb omal ajal või natuke hiljem. Nõus, jah. Igas ihmases päevas on kuskil päike. Täpselt. Tähendab, ma ei oska siia midagi targemat lisada, ma arvan, et need on 2 väga ilusat mõtet, mis siia saate lõppu võiksid kõlama jääda. Meie omalt poolt esiteks suur aitäh, et selle tunnikese leidsite, et meiega siin natukene juttu puhuda ja kuulajad ja mittekuulajad ka, seega siis juunis kõik Tähefolgile. Ja meie poolt veel kord aitäh! Suur aitäh! Näeme Tähefolgil!